Ma ütleks tere hommikust, aga tegelikult on kell kohe 12, aga see on minu hommik. Nii et tere tulemast minu esimesse vlogi. Kuna Instagram on suhteliselt tropp selles osas, mida ta enda storydes mitte nagu näidata laseb, vaid lihtsalt millist mahtu ta laseb sinna, siis tundus hulga mõistlikum kolida sellise behind the scenes eluga, tegemistega, olemistega hoopis siia, kus saab rahulikult möllata, olla, pikalt asju näidata, mis tegelikult toimub, rääkida sellest kõigest, mis ei ole nagu nii oma asjadega seotud minuga. Väga egoistlik tundub, aga nagu for fun siis. Nii et welcome. Ma alustan seda nädala vlogi pühapäeval praegu. Eile oli meil Pre-Rich klubi kogukonna üritus ja ma olen veits nagu vuusi. Me alustasime päeva mingi kell 7 ja lõpetasin kell 11. Ehk ma olen selline veits slow. Ma täna olnud ära juba üks konsultatsioon veebis. Siis ma sättisin ennast valmis või nii valmis, kui see paljast nagu siin olla saab, aga see sai enam paika siin, see oli enne kaos. Ja ma lähen nüüd ühele kohtumisele Tartus, ühele mingile selline branch-värk asi. Lähen käin seal ja siis mis mitte ei tea. Ei, mul on mastermind kõne. Mul on mitte mastermind. Urseliga iganädalane check-in kõne, mis me teeme. Eelmine nädal jäi vahele, siis ma olin reisil ja lihtsalt nagu mul taju kadus täiega ära. Nii et räägin täna terve hunnik ja siis lähme vaatame mu beebit Olegi ka kindlasti. Nii et see you in Tartu. Kes mind ei tunne, siis mina olen Ilona. Ma olen tänaseks täiskohaga ettevõtja, nii et teen seda, mida tahan. Ma olen oma ettevõttes täiesti üksi, nii et täielik vabadus, ma ei vastuta kellegi ees. Ja ma ei pea kellegi asju edasi kandma ega edasi ütlema. I love it so much. Minu selline põhivaldkond on rahatarkus. Mul on naistele mõeldud rahatarkuse kogukond Pre-Rich klubi. Ma koolitan noori päris palju, sest mul on noorsootöö taust ja koolitan ka täiskasvanuid. Käin esinemas vahepeal selles vlogis. On siin mõned asjad ka näha, mis toimuma saavad. Ehk selline üsna intensiivne rahatarkuse nädal on mul ees. Ehk aru saada, mida ma siis suures osas teen. Ning taustal koolitan, mentordan teisi ettevõtjaid ettevõtluses, turunduses, sellistes asjades, et väga nagu rohkem asju ma tänaseks päevaks ei teegi, kuigi mu track record on üsna wild asjades, mis ma teinud olen. Sellest kunagi hiljem. Võite küsida julgelt. Aga rahatarkuse nädal on mul suures osa sees, nii et ma loodan, et see saab olema huvitav, põnev, õpite mind paremini tundma selle käigus ka, et mis siis tegelikult taustal toimub koolitajatel, kogukonna vedajatel suures osas, et ei ole lihtsalt see, et ilmub kohale ja pussitad veits ja that's it, ma üritan seda päris ettevõtluse poolt ja seda süsteeme ja kõik siin ka näidata teile. Mega tore naisega konsultatsioon. Tegelikult see ei olnud konsultatsioon isegi, vaid selline lõuna jutustades ja arutasime tema üleminekut palgatöötajast ettevõtjaks, et kuidas seda teha, kuidas hirme maandada, kuidas sujuvamalt seda üle minna, liikuda, millist asjadega arvestada, mida ettevõtluses arvestada on ju, et see üleminek oleks võimalikult mõnus ja turvaline ka. Et palgatöö on hea selline
olen harjunud, keegi teine vastutab meie sissetuleku eest, on ju. Et see turvatunne on hästi-hästi suur seal ja nüüd ettevõtjana liikudes iseenda tööandjaks, siis tuleb see turvatunne kuidagi muud moodi luua, on ju. Et kuidas seda siis täpsemalt teha, nii mul oli üli tore selline brunch ja mul on hea meel, et sellised naised minuni jõuavad ja kirjutavad ja võtavad ühendust, nii et kõige soojem asi üldse. Nii hea meel, mul on nii hea meel tema üle ja nende sammude üle, mis ta tegema hakkab. Nii et mega tänulik, ma saan seda teha. Nii äge. Eks pühapäeva vibe, täiega pühapäeva vibe. Nii, minu igetrip Hall. Hallu tagaistmel. Aga ma lootsin saada, ma tellisin endale mingi hetk kapisüsteemi lahtise, sest ma raatsin seinte ja uste ees maksta. Ja 2 korvi jäid sealt välja. Ja ma oli viitsin need osta nüüd uuesti tellida. Ma lootsin, et äkki Tartus on koha peal olemas, aga ei olnud. Siis ma läksin ja ostsin teisi asju 60 € eest lihtsalt. Juhtub. Aga ma pean ikkagi minema nüüd ja 2 korvi endale kappi juurde tellima, et saaks Tartusse tulla, et ma saaks uuesti tulla siia ja peale võtta. Ja, see on see, kus elab veits pärapõrgus ja kõik võtab aega. Ja siis sõitsin täna Tartus tagasi ning mul üks video idee paar päeva olnud kuklas juba ja siis see sõnastus sai mul nagu autosõidu all paika ja mul oli nii suur hirm, et see läheb mulle meelest ja ma lükkan selle filmimist edasi, et ma nagu tõmbasin bussipeatusse, lihtsalt filmisin videoautos ära ja siis sõitsin edasi. Nagu kui see ei ole commitment, siis ma ei tea, mis on, sest et oleks ikka kõik ilusti jäädustatud, siis me päeva lõpetame täna TSD ehk tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooniga, kes täna on 9, homme on 10 ja ma ei viitsi sellega homme absoluutselt tegeleda. Minu tööjõumaksud, tasu, väljamakse summa. Minu töötasu netos oli veebruaris 940 €. See oli see raha, mis mul oli vaja. Sellest 654 € on maksuvaba tulu, sotsiaalmaksu summa 310, kogumispension, teise samba makse, mis mul on siis 6%, 56, 40, tulumaks 50 €. Prima. Lisaks oli mul vastuvõtukulud, kuna meil on kogukonnas ka üritused, kohapealsed üritused toiduga, siis nende eest tuleb ka ikkagi piirmäärast saab maksuvabalt ja üle piirmäära olevatel asjadel tuleb maksta ikkagi maksud ära. Summas olid 62,50,5. Nii me saame deklaratsiooni kohe ära esitada ka. Nii, kõik, mis ma nüüd tegema ära pean, on maksma maksud kontole ära ja homme need lähevad njutima. Ning ongi tehtud, tegelikult see võttis kokku mul mingi 5 mintsa vaja. Nii et ei ole see endale palga maksmine üldse nii raske ega hirmus, vaid tuleb korra selleks teha ja siis on easy peasy. Kell on mingi 11:30, ma üritan oma unegraafikut paika saada ja see tähendab kella 9 äratust. Telefoni, mis libiseb, oh my god. Ehk siis kella 9 äratus. Aga kuna ma olen liiga väsinud ja midagi teha, siis ma jään ennast reaalselt voodist välja lõuna ajal. Aga ma olen ärkvel, see on kõige tähtsam. Mul on täna Räpinas ühes klassis esinemine
või noh, loeng, whatever. Ja kogukonna kõne, ma mõtlesin mingi asi oli veel kalendris, aga mul oli täiesti meelest läinud. Vot, mul on 0 süüa külmkapis. Ma olen ikka veel söögiga tegelenud peale reisi. Kas pakkuma välja saata? Mingi postitusega tegeleda vist. Esmaspäev. Kuldnokka poeg, ilmselt kuldnokka on nii palju suurem pealt, ta ilmselt ei nakkagi kalale kord siis või? Võib-olla. Laps ei ole üldse väsinu haljatööpäevadest. See üldse on üks osa tänasest kogukonnatööst näiteks. Panna kokku nädala ülesanne, slaidid, ülesanded selle kohta. Kohe saadan välja meeldetuletuskirjad tänasele kõnele, hüpata õhtul kõnesse ja tegeleda siis kõigi küsimuste ja mõtetega, mis on. Tänaseks rahatarkuse kogukond on mul nii-öelda võtab kõige rohkem tööaega kõigist asjadest, mida ma reaalselt teen. Et võib küll ette kujutada, et mis seal ikka on, et mingi võnnik inimesi ja vahepeal suhtled, aga tegelikult neid, tõesti see, et ma olen nagu sisuliselt iga päev chatides asjades olemas, iga nädal kõnedes, kõnede ettevalmistused, emailid, värgid, pluss seal juures ürituste korraldus, ürituste ettevalmistus, tagataustal kogu adminvärk, liitumised, lahkumised, maksete mitte läbi minemised, ühe kaupa inimestele kirjutamine, see mind ghost itakse reaalselt, et seal on palju põnevaid asju, kogu raha haldamine seal taga ka on ju, et kogu sellel asjal on kulud, see toob raha sisse, aga see võib ka tõesti šokeerivalt palju raha välja, et selline asi saaks üldse püsti püsida, on ju. Nii et jah, päris palju 6 aja pärast on uus launch, ehk siis me avame kogukonna uksed lahti nädalaks ajaks, saab liituda, kõik naised, kes soovib kogukonnaga liituda, saavad seda. Meil tuleb üks avalik üritus 12. aprill. Sellega ka, et saab tulla esimest korda siis päriselt kogukonna üritusele, vaadata, kuidas selle asjad toimivad, kes meil liikmed on, kui tore meil tegelikult on, mis teemadel me räägime ja seal ma võtan pikemalt lahti, ma võtan ühes videos ka kindlasti, et mul oleks vaja ühte selgitavat sellist YouTube'i pikka videot, mida see Pre-Reach klubi endast tähendab, aga see töö seal taga, et see jookseks on parem mahukas, see ei võta äkki isegi mitte nagu nii metsikult palju tunde kohati, võtab küll aega absoluutselt, aga päriselt need detailid ja meeles hoidmised süsteemidel ja see organiseerimine seal taga ja pikka aega ette mõtlemine ka, sest mul on praegu, me oleme märtsi alguses on ju, mul on kõige hilisem külaline, kellega on eelkokkulepe tehtud augustiks juba. Juuni üritust on enam-vähem, ma tegelengi praegu nagu juuni, juuli, augusti ürituste ja külalistega. Reaalselt kõik eelnevad on juba nagu kokku lepitud enam-vähem ka üleval liikmetele väga palju. Et see ja samal ajal käib ka septembrisse mul selline otsapidi juba planeerimine ürituseks, suureks ürituseks miskit. Ehk siis väga-väga pikaajaline ettetegemine, mõtlemine, kokkulepete tegemine, eelarve planeerimine seal juures ja rääkimata kogu turundusest, mis siin toimub. Nagu kogu turundus, mis selle taga on, mida ma teen täiesti üksi lihtsalt. On wild, väga wild, väga-väga wild. Nii et kütame täna edasi kogukonna asjadega. Ma käisin enne. Mul on migreenihoog teist päeva järjest juba, ma olen veits slow
aga ma käisin enne Räpinas gümnaasiumis gümnasistidele rääkima investeerimisest tund aega. Väga tough crowd. Ma küsisin ja nemad tõstsid käsi, et enda vastuseid jagada siis, aga eks näeb, kuidas, kas sealt Räpinast tuleb siis investoreid meeleelus juurde. Loodetavasti tuleb, ma täiega loodan seda. Aga see oli mu tänane sidequest siia vahele. Nii et tõesti, ma nüüd tegelen edasi kõigega, mis vaja. Mind ja õhtul on meil siis juba kogukonna iganädalane kõne. On ju homme õhtul kohtume uuesti. Tere, Fredi. Väike nina. Nii. Chat. Katrin Hinrikuse webinar. Homme ära tule mulle klaviatuurile. Palun. Lihtsalt. Kas sulle ta persest ei piisanud? Ei. Nii. Teisipäev on. Nagu näha, siis meil on voodikontor hetkel, sest lihtsalt ma pidin vara ärkama ja päriselt tööd teha, aga ma ei soovinud seda tööd teha nagu viisakas inimene kuskil laua taga. Ja mul on see vabadus, ma ei pea seda tegema. Nii et minu selline ennelõunane eesmärk täna on homne pensionipäeva töötuba ära lõpetada päriselt. Ehk väljakutse on, kuidas liitintressi ja selle arvutamist võimalikult lihtsalt ja loogiliselt seletada, nii et absoluutselt igaüks saab sellest aru ja igaüks oskab seda Google Sheetsis ka ise hiljem või siis seal samas laivis kaasa tegelikult teha. Saab aru, miks tegelikult investeerimine on nii vajalik ja see on väga-väga põnev on seda kokku panna. Eriti kuna liitintress on üks mul lemmikuid asju, mis on nagu väga veider asi, mida öelda. Ja selline hyperfixation, aga selles osas, et kogu investeerimise maailma ja see point ja siis oma investeeringute planeerimine ja säästmine ja see kõik nagu sõltub lõpuks sellest, et sa oskad liitintressi kasutada, näed selle pointi ja oskad selle enda kasuks ka tööle panna. Nii et see literally on päriselt mu lemmikasi, millest ka kohati rääkida, aga ma ei ole kunagi seda sellises vormis teinud, nagu ma nüüd homme teen. Nii et eks näed, saate mind laivis ja pärast YouTube'is järele vaadata, kuidas mul läks sellega, kas õnnestus nii nagu ma loodan. Ma olen jõudnud sinna punkti, kus poes käimine ja asjade ajamine, tanklas käisin nii, on normaalne, sest nagu keda huvitab, nagu siiralt keda huvitab. Mul on tähtsam, milline on mu soeng, kui et inimesed vaatavad meid veidrate, kuidas inimesed nagu veidrad moodi, külmad Eesti inimesed täna tanklas ja poes naeratasid mulle rohkem selle lookiga, kui vaatasid näästilt, nii et let's see, mis sellest songsist saab. Oi, Jesus Christ. Aga see meil siin vajub nüüd. Sest on tegelikult vaja, et oleks normikas homme üldse, nii et no näeb. Ok. Ai, no nii, nüüd läheb. Veits vajub ära ja siis on norm, aga
ja ma lähen kõnnin nüüd linna peal niimoodi kui rongi peale ka. Ja suva. Teine asi, millest ma suva on mu auto hetk. Okei, tegelikult mul endal ka veits veider seda näidata ja siin olla. Aga I have had no time. Nagu lihtsalt see on veits lappes. Ma nüüd autotuure Instagramis teinud vahepeal, nagu see on inimene, kes päriselt kasutab oma autot, eks ole, on ju, ja kell koerak käivad siin sees ja siis see on puudakott seal, et ma ei unustaks puid võtta, siis mul ahiküte, märkmikud tühi ümbrik, tuleb tagaiste on täis mingid ajakirju, sahvrette, oi. Hell on ju, aga see oli ka lihtsalt nii lahe nagu 2 aastat teekonda õppimist, täiega pühendumust, kogu nagu ongi ajakirjanduse, turunduse, kõige selle maastiku nagu tundma õppimine, et kuidas päriselt nagu... Muidugi, kas ma kodus saaks? Hommikuvaibid enne pensionipäeva. Munk. Liigun praegu pensionipäevale. Kolmapäev. Eile õhtul harjutasin oma 25 minutit kiiret juttu läbi. Täpselt 25 minutit ka sai. Eks näeb, mul on üle pika mits närv päriselt sees. Sest jah, ja mul on hea meel, et see on kohe hommikul. Nii et saan ruttu minna, ära teha ja siis eluga edasi liikuda täiega. Nii et näeme laivis. Enn, mitu korda aastas makstakse intresse? Kui makstakse iga kuu 12, kui kord aastas. Intressiprotsent, mida võiks prognoosi arvutamisel kasutada. 8 on võib-olla siis korral tõid näitena võib-olla kõrge, aga samas siin kas hetk tagasi ei kõlanud kuskil umbes 9. Just. Seda võetakse enam-vähem mineviku tootluse pealt. Ehk siis olenevalt sellest, millises varaklassis sa ise oled. Jällegi, miks see investoritel endal, kas sa oled enda portfelli tootlust päriselt arvutanud? Ma säran aina rohkem enda imeliste lukkidega see nädal, nagu näha on ühest äärmusest teise enam-vähem. Ma olen tund aega teinud täna õhtus koolitust, mis mul ei ole absoluutselt valmis. 2-tunnine koolitus hakkab 5 tunni pärast, mul on nagu pooled slaidid valmis enam-vähem. Midagi sellist. Mul on 0 süüa kodus, nagu kui ma ütlen 0, siis ma tegelikult valetan, mul on nagu 2 peotäit tomateid ja see on kõik. Reaalselt kõik, ma olen nii sinna punkti jõudnud. Nii et ma panen riidesse. Ma lähen võtsin süüa tänaseks päevaks. Tulen tagasi, teeme koolitust edasi ja tegelikult peaks teisi asju ka tegema veel, aga Vaatab. Kus ma jõuan? Kus ma viitsin? Ma ei tea veel. Nagu näha on, siis ma ei ole kõigest säravan täna lihtsalt. Aga see võib muutuda päeva jooksul. Äkki. Health Queen, nagu ma olen, oli. Ma otsustasin kõndida täna poodi ja siis tanklasse, et saada kohv. Samal ajal, kui te olete. Ma isegi mitte nagu. There you go. Lasin endale õel sebida lilla kohvimasina. Väga banger, lavits istub mul siin asja peal, aga mul ei ole. Mul on see ube siin, mis ma kuskilt tingiks sain.
see kohatootel, aga mul ei ole asja nagu seda grinderit, veskit asja. Nii et, sest ma ei suuda täna. I officially cannot handle tänast päeva ilma kohvita. See on uus retsept, tere tulemas mu kööginurka. Selle kööginurga nimi on Girl Dinner. Kes ei ole kursis, siis you will see. Banger. Ma olen kohutav söögi tegemises. Mul ei ole fully functional kitchenit. Ehk siis ma olen elanud siin korteris, nii et siin ei ole tegelikult päris kööki kui sellist. Ja mul ei ole ka mitte mingisugust isu, ma ei naudi hetkel kokkamist siin mitte kuidagi moodi. Ning lisaks päevadel veel eriti, kus ma töötan ka nagu niimoodi nagu täna, siis mingisugune toidu tegemine, selle peale mõtlemine, aja raiskamine lihtsalt lõhub ära mu flow nii hullult, et ma ei saa seda endale lihtsalt lubada. Nagu ma kaotan liiga palju energiat ja aega ja lõpuks siis raha selle peale. Nii et see oskus, ma teen seda asja esimest korda, ma ei tea, mis siin toimub, nagu reaalselt. Aga see oskus toita ennast kuidagi moodi ära. Mul on mingi kõige naljakamad toidukombinatsioonid ever, sest nagu ma ütlesin, mul külmkapp tühi on, see on nagu tavapärane nähtus. Tõesti, ei ole, ma ei teaks öelda nagu tihti kodus, aga nagu piisavalt tihti ikkagi kodus ka. Et see asi ongi veits, kogu see teema veits lappes järjepidevuse poole pealt. Aga no ma oleks nagu ideaalne klient, ma olengi nagu perfektne klient peaaegu. Mis need toiduvalmistamise või nagu preppimise teenused on ju on, kus keegi teine teeb sulle kõik menüü ja toidu ette on ja siis toob sulle karpidest need koju ka ja sildistab ära on ja mis päeval sa mida sööma pead. Ja siis ma peaks lihtsalt külmkapist võtma välja selle asja ja ära sööma. Ma olen perfektne klient sellele, I would love that, nagu kõik mingid teereislõike, mingid makrod asjad mulle nagu oh my god, jaa, palun, ma tunneks ennast hästi pärast. Banger, lihtsalt. Ma olen liiga vaene for that shit, nagu liiga vaene. Mu absoluutne lemmikasi, mis eestlased on elus teinud. Ja tegelikult see ei ole isegi mitte see number 1 ja number 2. Kodarpiku kimchi. See on see lilla kapsama. See on fine, see on hea. Banger. See tavaline on veel parem. Nagu nii hea. Reaalselt mu lemmikasi Eestis. Aga meil koobis ei ole seda õiget, sest põlva. Okei, koolitus on ette valmistatud. Lisamaterjal ma panen kokku kunagi hiljem, uueks nädalaks, mille ma saan neile saata. Aga mul on nüüd aega mingi 1,5 tundi, midagi sellist. Ühtegi tööasja ma ei taha vahele võtta, sest ma teen õhtul mingit teisi asju peale kui koolitust, kui mul on see tehtud. Nii et mul on korter täielik, nagu see on igas nurgas on mingi segadus või error või asi lihtsalt nagu ja ma üritan selle 1,5 või mingi tund aega siis tegeleda selle segaduse ja asjaga, mis siin toimub, sest ma lähen ise juba veits nagu peas soojaks sellest, mis siin mu ümber toimub. Nii et let's go!
oluliselt laiemalt. Ütle erinevatele asjadele jah ja saa inimestega tuttavaks, et koristamisega juhtus see, et ma hakkasin sorteerima enda köögiriiulid, millega ma tekitasin siis lõpuks rohkem segadust korda. Nii et see ei läinud väga hästi. Tähendab, riiulid on toredad, need on korras. I love that, aga nagu sellega kaasnes error. Kooritus läks hästi, bänger, tore. Ja siis ma crashisin. Siis ma lihtsalt, ma vesisin ära. Ja ma jäin kogemata diivani peal magama. Ja lihtsalt 11:30 nii magasin ma. Ja siis kui läksin päriselt magama, et täna, issand, ma ei saa hakkama sellega normaalsel ajal ärgata, siis ma ei jäänud magama ja ma olin mingisuguses kerges uneparalüüsis tükk aega, millest ma ei saanud välja, nii et pakkisin täna asjad ära, panin ennast enam-vähem riidesse. See ei ole siin muutunud, õhtuks äkki muutub. Ja ma lähen 3 päevaks Tallinnasse või noh, so 3 päevaks. Pühapäeval tulen tagasi, täna on reede. Et me vaatame, mis Tallinnas saab jälle. Mõnus päike on ikka. Lõpetame sarnases kohas, kus me alustasime. Täna on küll juba esmaspäev, aga ma lõpetan selle vlogi siin ilusti teiega ära, kuna ma jäin eile pühapäeval haigeks. Ma sõitsin Tallinnast koju, vanematega sõitsime koju ja tulin siia ja lihtsalt nagu olin haige enam-vähem lihtsalt. Siis mul on täna küll juba parem. Aga nii tore, et sa seda videot vaatasid. Ma loodan, et sul oli lõbus, su meel on lahutatud täiega ja sa said mingeid põnevaid, ma ei tea, mõtteid või asju ka siit äkki juurde. Tunno, anna mulle teada igal juhul, kui sul tekkisid mingisugused mõtted või küsimused. Ma hea meelega suhtlen sinuga ja jälgi mind Instas, tule TikTok'i, kui soovid. Kogu info kogukonna ja muude asjade osas on mu kodulehel all. Nii et jaa, aitäh, et olid minuga see pool tundi ja näeme sinuga juba järgmises vlogis. Nii et pane follow ja toredat nädalat sulle!